Torm Hans on haaranud Euroopat, muutes kevadmaastikud katastroofipiirkondadeks. Venemaa meteoroloogid on temperatuurirekordite kirjeldamisel oma sõnavara ammendanud. 8 tundi lennukis ilma toidu ja veeta, Uus-Meremaa aastakümnete võimsaim äikesetorm on häirinud rahvusvahelisi lende. Vaadake selle nädala kliimaülevaate ülejäänud osa, mis on toimunud 16.–22. aprillini ja näete, et toimunud katastroofid viitavad palju tõsisemale ohule, millest peaaegu keegi ei räägi. Torm Hans. Torm Hans, mis möllas Lääne-Euroopas alates 15. aprillist, tõi endaga kaasa tugevat vihma, võimsat tuult, üleujutusi ja lumesadu. Itaalia Piemonte piirkond sattus tormi keskmesse, mis omakorda viis eriolukorra kehtestamiseni. Esialgsete kahjude hinnangud ulatuvad kümnetesse miljonitesse eurodesse. Piirkonnas on sadanud rekordiliselt palju sademeid. 2 päevaga sadas maha kuni 500 mm. Torino linnas mees uppus otse oma kodus. Piemonte piirkonnas registreeriti vähemalt 500 maalihet, mis põhjustasid mõnede külade blokeerimise. Veneto piirkonnas hukkusid traagiliselt isa ja poeg, kui nende auto kukkus sillale ootamatult tekkinud auku ja võimas veevool selle minema kandis. Valle d'Aosta piirkonnas oli elektrita üle 7000 leibkonna. Prantsuse Alpides tugev lumesadu põhjustas laviinide mahatulekut. Üks neist nõudis inimese elu. Dinas, populaarses kõrgmäestiku puhkepaigas, sadas mõne tunniga maha kuni 120 cm lund. Lumeraskuse all puud kukkusid teedele ja elektriliinidele, jättes 5400 kodu elektrita. Oli kõrge laviinide mahalaskumise oht, võimud teatasid kuurordi sulgemisest. Šveitsis halvas tugev lumesadu liikluse maanteedel ja raudteedel, blokeerides ja katkestades elektrivarustuse mitmetes asulates. Kuulsas suusakuurordis Zermatis kuulutati välja eriolukorda ja avati erakorralise meditsiiniabijaamad. Meediateatel pole Valei keskosas sellist aprillikuist lumesadu täheldatud alates 1976. aastast. Poola. 18. aprillil tabas Poolat võimas torm puhanguliste tuulte, paduvihmade ja rahesaatel. Kõige enam kannatasid Podkarpakie ja Lublini vojevoodkonnad. Loodusjõud ujutasid tänavaid ja maju üle mudase veeojadega, rebisid katuseid maha ja langetasid puid. Selle tagajärjel said kahjustada autod ja mõned piirkonnad jäid elektrita. Päästeteenistused pidid väljakutsetele reageerima peaaegu 7 korda. Puavi linnas tormi tõttu oli rongiliiklus täielikult peatatud. Tarnokrudi linnas tekitas tugev rahetorm põllumajandusele vaid mõne minutiga tohutut kahju. Põllumehed teatasid kuni 100%-lise saagi kaotusest, eriti rapsi, sõstarde, vaarikate ja noorte viljapuude puhul. Linnapea nimetas järelmõjusid kohaliku põllumajanduse tragöödiaks ja märkis, et keegi ei oodanud sellise ulatusega katastroofi. Venemaa. Peale peaaegu suvist soojust Siberisse saabusid lumesajud, lumetormid, orkaanituuled ja äkiline külmalaine. Kõige tugevama hoopi sai Novosibirski oblast, millele 19. aprillil laskus lumetorm. Teedele tekkis jääkiht ja nähtavus oli peaaegu nullilähedane. Novosibirskis tuul murdis puid, rebis maha katuseid ja hoonete välisvoodrilaudu. Langenud puu tagajärjel hukkus naine. Kemerovo oblastis nädalavahetusel temperatuur langes 10 kraadini ja teed nägid välja nagu jaanuarikuus. Tomski oblastis mõnes kohas lumehanged ulatusid peaaegu 30 cm. Sellest sai suureks probleemiks autojuhtidele, kes olid juba talverehvid suverehvide vastu välja vahetanud. Altai oblastis ulatusid tuuleilid 30 meetrini sekundis ja Barnaulis algas 20. aprilli õhtul selline paduvihm, et järgmisel päeval oli linn üleujutatud tänavate tõttu 10-pallistes liiklusummikutes. 1 päevaga sadas Barnaulis maha üle kuunormi sademete hulga. Linnas möllanud tormi ajal sai vigastada tüdruk. Tuul lennutas ta peale katuselt alla tsemenditükke. Laps sai tõsiseid peavigastusi. 21. aprillil tugev lumesadu koos tuulega põhjustas elektrikatkestusi kogu Tõva vabariigis. Ligi 200 trafoalajaama sai lahtiühendusi, eriti rängalt kannatas Kõsõ. Dagestani vabariik kannatas samuti tugevate vihmade ja lumesajude käes. Looduse möllust jäid järgi ära uhutud teed, laviinid mägedes, kõrged lumehanged ja maha langenud puud. 7 ringkonnas kuulutati välja eriolukord. Üle vabariigi jäi elektrita üle 160 000 inimese.
Mahachkalas sadas 2 päevaga 73 mm vihma, mis on peaaegu 4 korda rohkem kui aprillikuu norm. Selliseid kataklüsme pole siin toimunud enam kui 100 aasta jooksul, alates 1911. aastast. Linna mitmes piirkonnas oli reoveega reostuse tõttu häiritud veevarustus. Mägedes sadas maha kuni meeter lund, mis blokeeris kümneid asulaid. Tokusparinski rajoonis päästeti 2 karjust ja umbes 100 veist, kes olid 2 päeva välismaailmast ära lõigatud. Ekraanil nähtav ei ole eelmise suve arhiiviandmed, vaid selle aasta kevade keskpaiga temperatuurid Venemaa Euroopa osas. Mõnes kohas soojenes õhk 15 kuni 20 kraadi üle normi. Hüdrometeoroloogiakeskuse juhataja sõnul selliseid väärtusi aprillis täheldati esimakordselt. Moskvas registreeriti päevased maksimumtemperatuuri rekordid 5 päeva järjest. Päeval oli linnas sama palav kui juulis, temperatuur tõusis +26 kraadini Celsiuse järgi, mis oli enneolematu viimase 100 aasta jooksul. 21. aprilli öö Kaasanis osutus veelgi soojemaks, kui tavaliselt on suvel. Ka loodus reageerib ebatavalisele soojusele. Aprillis saabusid linna maikuu mardikad ja taimed alustasid ebatavaliselt vara ja jõuliselt vegetatsiooni. Uus-Meremaa. Tsüklon Tamm tabas Uus-Meremaa põhjasaart 17. aprilli öösel, tuues endaga kaasa laastava vihma ja tugeva tuule. Kõige rängemalt sai kannatada piirkonna suurim linna Auckland. Elemendid tabasid ootamatult. Ametlik hoiatus anti välja alles tund pärast tormi algust, kui tänavad olid juba jõgedeks muutunud ja 10 000 elanikud jäid elektrita. Ilmaennustajad selgitasid viivitust prognoosimise raskusega, ükski äikesetormide rakuke ei paistnud ohtlik olevat, kuid need järgnesid üksteisele, tekitades konveieri efekti, mis viiski nii võimsa nähtuseni. Tormi saatsid aastakümnete võimsaimad äikesetormi. Aucklandis registreeriti öösel umbes 750 välgulööki. Isegi need, kes on siin kogu elu elanud, ütlesid, et nad pole kunagi midagi sellist näinud. Torm häiris tõsiselt lennuliiklust. Mitmed rahvusvahelised lennud olid sunnitud tegema hädamaandumise lähedal asuvas Hamiltoni linnas, kuid tolli puudumise tõttu ei saanud reisijad lennukitest lahkuda. Inimesed olid sunnitud 8 tunniks pardale jääma praktiliselt ilma toidu ja veeta, kuni probleemi lahendati. Ka Northlandi piirkond sai rängalt kannatada, torm murdis puid ja kahjustas elektriliine, jättes elanikke ilma mobiilse side ja elektrita. Pakistan. 16. aprillil tabas Põhja-Pakistani tugev torm koos paduvihmade ja äikesetormidega. Tormi tagajärjel hukkus 2 päeva jooksul vähemalt 9 inimest. Pealinnas Islamabadis olid majad ja turud täis prahti, mida tugevad tuuled tänavatele kandsid. Paduvihmad rikkusid linna drenaažisüsteemi, põhjustades äkilisi üleujutusi. Golfipalli suurune rahe purustas autosid ja kahjustas päikesepaneele ning Lõuna-Aasia suurima Faisali mošee katus sai kahjustada. Ka pealinna elektrivõrk sai kannatada, langenud mastide ja katkiste juhtmete tõttu mitmes piirkonnas katkes elektrivarustus. Üleujutused halvasid liikluse Peshawar-Torkhami maanteel, mis on osa rahvusvahelisest Aasia maanteevõrgustikust. Charsada ringkonnas paduvihma ja rahe kahjustasid nisu, tubaka, köögivilja ja viljapuuaed. USA. Ameerika Ühendriike tabas järjekordne laastavate tormide seeria. Esimene laine tabas suuri tasandikke 17. aprillil. Ida-Nebraskas tugevad, üle 80 miili tunnis puhuvad tuuled keerutasid tolmu ja prahipilvi. Schuyleri ja Yorki linnad mattusid sõna otseses mõttes lämmatavasse pruuni tolmu. Nähtavus langes järsult, muutes reisimise äärmiselt ohtlikuks. Iovat ja Nebraskat tabas vähemalt 15 tornaadot. Üks, mis pühkis Nebraska osariigis Omahast põhja pool ja mille tuule kiirus ulatus kuni 225 kilomeetrini tunnis, liigitati 3. kategooria tornaadoks. Tormi saatis tugev rahe. Nebraskas Fremontis purustasid 7 sentimeetri suurused jääkamakad hoonete fassaade ja aknaid ning kahjustasid autosid. Iowa elanikud olid tunnistajaks enam kui 10 sentimeetrise läbimõõduga rahele. Aprillikuu rahetormid pole suurel tasandikul haruldased, kuid seekord ületasid elemendid tavapäraseid piire. Nii suurt rahet siin pole mitu aastat nähtud ning koosmõjul orkaanijõuliste tuultega ta põhjustas tõsiseid purustusi. 19. aprillil liikus torm lõunasse, tuues endaga kaasa purustusi ja inimohvreid.
Oklahoma Spaldingis esimese kategooria tornaado hävitas kodusid, tappes 1 ja vigastades 2 inimest. Adei linna tornaado tabas juba teist korda kõigest 6 aja jooksul. Muri linnas üleujutus uhtus minema autot, kus oli naine ja tema 12-aastane poeg, mõlemad hukkusid. Leonardi linnas hukkusid veel 2 inimest, ema ja tema 7-aastane tütar. Arkansases torm jättis endast maha kahjustatud kodusid, elektrikatkestusi ja langenud puid. Kõik, mida olete näinud, on vaid jäämäe tipp. Tegelik oht peitub sügaval maa sügavustes. Ja selle kõige ohtlikumaks ilminguks on Siberi all kerkiv magmatiline pluum, mis ilma kontrollitud degaseerimiseta on võimeline murdma läbi maakoore ja sel juhul mitte ainult inimesed Venemaal, vaid suuremal osal planeedist pole võimelised edasi elama. Ja see pole enam ühe riigi probleem, see on väljakutse kogu inimkonnale. Iga mõistlik inimene, kes on lugenud aruannet magmaatilise pluumi läbimurde ohust Siberis ja selle probleemi lahendamise viisidest, saab aru, kui ohtlikus olukorras me asume. Kuid seni on see teema ebapiisavalt kajastatud. Kui maailma liidrid, riigipead, usu ja avaliku elu tegelased ei ole sellest infost teadlikud ega mõista ohu ulatust, riskime kaotada aja ja võimaluse võtta olulisi meetmeid. Initsiatiiv peab tulema altpoolt, tavainimestelt. Neilt, kes hoolivad. Et just inimesed nõuaksid sellele probleemile lahendust. Me ei saa kogu vastutust veeretada vaid mõnele maailmajuhile. Me kõik peame tegutsema koos. On väga oluline seda infot edasi levitada kõikjal, igal tasandil, planeedi kõikides nurkades. Jaanalinnu positsiooni võtmine sellises olukorras pole mitte ainult naiivne, vaid ka ohtlik.